Tere, mina olen Maria Sepp ja sa vaatad saadet Blondiin ja ratturid. 26. ja 27. mail toimub Tour of Estonia rattavõistlus, millega seoses küsime täna rattameestelt jalgrattaspordiga seotud küsimusi. Head vaatamist ja nael kummi. Tere, Madis Mihkel. Mihkels. Vabandust, mul on kirjaviga. Madis Mihkels. Mis on sinu kõige lemmikum rattavõistlus? Kindlasti kõige südamelähedasem on Tour of Estonia. Ma olen kuulnud kuluaarides kõlakat, et sa ise üldsegi ei osale see aasta Tour of Estonial. Kas see vastab tõele? See vastab tõele, jah. Olen oma meeskonnaga samal ajal Norra tuuril. Kas see tähendab seda, et sa oled liiga proff, et osaleda siin? Kas ta nüüd seda tähendab, aga meeskond annab mulle enda kalendri ja ei mahu hetkel graafikusse, et koondiselt seda võistlema tulla. Et sa valisid siis Norra Eesti asemel? Kui väga ma nüüd valisin, et ma üldiselt sõidan seda, kuhu mind meeskond peale paneb. Aga sa tunned, et kui sa sõidaksid siin, siis oleks tiimil suurem lootus edule? Raske öelda. Meil on siin teisigi tugevaid sõitjad, kes on joonel. Et sa ei hinda enda rolli üle selle puudumise osas? Ei, ma ei usu, jah. Ma arvan, näiteks Norman Vahtra eelmine aasta võitis Tartu GP, et ma olen samamoodi väga heas šansid. Aga Tour of Estonia, miks just Tour of Estonia? Kas tõesti ühtegi teist võistlust ei tule, mis on veel selline? Ei, ikka tuleb, et ja ma ütlegi, et Tour of Estonia unistuste sõit on. Mis on su unistuste sõit? Kas Tour de France? Kindlasti Tour de France'il etapp panna või mingisugusel suurel klassikul nagu Flandersil või Roubaix või. Kus seda sõidetakse? Flanders on Belgias ja Roubaix on Prantsusmaal. Aga on sul lootust sinna jõuda? Ikka on, jah. Ma nüüd Roubaix'l olin just joonel. Tubli. Sa teed siis palju trenni? Jah, pole muud valikut. Mitu korda nädalas? Iga päev. Kas on vahepeal tunne ka, et sadul on juba kurgus sellest trenni tegemisest? On ikka, jah. Tuleb ära kannatada. Kas siis saab ju lihtsalt ennast nagu õhku tõsta ratta peal ja mitte sadulat puudutada mingi aeg? Jah, ikka saab. Sa saad ju asendid, mitu asendit sul on ratta peal, mida sa teed, et ennast mugavalt tunda peale istumise? Püsti. Püsti ja istumine ongi kaks varianti. Kaks valikut, jah. Kas seda ei ole, et nõjatun ette? No nii on väga ebamugav ja ebapraktiline. Kas seljavalud tegivad? Ei, üldiselt ei teki, siis midagi passaga valesti. Sa oled nii noor veel, sul ei valuta midagi. Mis on su kõige meeldejäävam moment Tour of Estoniaga seoses? Minevikuvõistlustega siis seoses, kus sa oled osalenud? No, ma olen Eesti tuuri ainult ühe korra sõitnud eelmine aasta ja kindlasti Tallinn-Tartu etapp, kus ma võitsin. Aga siis sa just peaksidki siin sõitma, sest kui sul juba on edu ees, siis on mõttetu minna teisi võistlusi sõitma. Sa paneksid selle jälle kinni ju. Ega mul uuel aastal see ei tähenda, et mul nüüd edu on teiste ees. Kas sinu arvates muidu peenikeste kummidega on parem tasakaalu hoida? Kindlasti, jah. Kus see loogika on? Paksud kummid on ju laiemad. Laiemad, jah, aga enamasti paksul kummil on ka väiksem rõhk, mis läheb pehmeks kurvis. Mis see õige rõhk on, mis ratta kummil sees peab olema? Sõltub kehakaalust. Kas sa jälgid oma kehakaalu? Jah. Kas pead olema vormis, et võita? Üldjuhul maailmatasemel kindlasti, jah. Muud valikut ei ole. Mis sööke sa väldid, et vormis püsida? Rämpstoitu, kiirtoitu. Aga sulle maitseb kiirtoit? Ikka maitseb, eks ma vahest söön ka. Kord nädalas? Vähem. Kord kuus? Umbes nii. Kas sa sööd ka riisi siis päevad läbi? Ma olen rohkem makaroni mees. Aga mis on kõige hullumeelsem asi, mis sa oled rattaga sõites näinud? Ma arvan see aasta tiimilaagris, kus mu meeskonnakaaslane Nicola Bonifacio tulime Hispaanias laskumisest alla mingi pakun 60 kilti tunnis. Ja siis tüüp vajutas endale esipidurit, ajas keharaskuse ette ja veeres 60 käsi ratta peal mäest alla, pakun 30 meetrit. Ta ise veeres niimoodi alla, et ei kukkunud maha. Yeah. Kas see tundus sulle nagu mingi tsirkusetrikk, mida vaadata? See oli suht, jah, ma ei ole elu sees näinud, et keegi nii teeks. Videotest ikka olen, aga... Kas sa oskad ise ka ühe ratta peal sõita? Oskan ikka, jah, aga mul ei ole elu sees olnud julgust seda nii suurel kiirusel proovida. Kas kiivri
kiivrit kandes peaks olema nagu ka hammastel kaitse, et kui selliseid trikke teed ja kukud. Ma ei usu üldiselt, maanteeratturid just väga tihti enda lambaid välja ei kuku. Sa ei tea kedagi, kellel seda oleks juhtunud? Tean, aga see on suht harv juhus. Nii et hambakaitse ikkagi, kui tahta täiesti kindel olla, võiks suus olla? No ma arvan, sa ei saa hingata nendega väga, kui sul raske on. Hingad ju nina kaudu? Pigem ikka suu kaudu, kui raske on. Kas kogu aeg on raske, kui sõidad? Ei, kogu aeg ei ole. Kuna raske on? Siis kui kiiresti hakkama sõitma. Mäkketõus? Kindlasti on raske. Allatulek on lihtne? Sõltub, kui tõusu otsas viimaste seas oled, siis ei ole allatulek ka lihtne. Aga mis on kõige hullem asi, mis sul endal on juhtunud jalgrattaga sõites? Mõni kukkumine? Ma arvan, siis kui ma auto alla jäin nüüd jaanuaris. Kuidas see juhtus? Mingi lollakas sõitis tagant sisse lihtsalt ihastas. Kas sulle tundus, et see oli sihilik? Ma ei usu, et sihilik. Tal oli minu arust pärast selgus, tal oli talvel esiklaas puhastamata. Ta ei näinud lihtsalt. Kas sa jäid seda uskuma? Ei, ma nägin, et tal oli esiklaas puhastamata. See mõttes ei olnud midagi jääda uskuma. Aga kuidas sa talvel üldse sõitsid, kui lumi väljas on? Ja asfalt, need sõiduteed olid puhtad, ära puhastatud. Kas sul olid siis talverehvid all? Veits mustriga rehvid, need ei ole küll talverehvid. Aga... Kui sa said autoga pihta, kas sa said suuri vigastusi? Õnneks mitte. Üks suur õmblus tehti tagumiku peal, aga muud midagi. Kas ta pani sulle peegliga siis tagumikku? Ma ise arvasin et peegliga, mul sõber tagant nägis, ta ütles, et ta pani ikka esitulega ja siis ma lendasin peeglisse. Kui kaua sa taastusid sellest? Rattaga hakkasin kohe sõitma järgmine päev, aga siis ütleme, treeningplaani pidin muutma. Rattasõidu isu ei läinud pealt ära peale sellist asja? Ei. Ma olin just veits mures, et kas ma piisavalt trennis on teha, et piisavalt heasse vormi saada hooajaks. Aga mis sa arvad muidu, kas jalgratturid vihkavad autojuhte sama palju kui autojuhid jalgrattureid? Ei, aga ma ei vihka autojuhte, lihtsalt. Aga kas sa arvad, et autojuhid vihkavad teid, kui te trenni teete maanteel? Mõned kindlasti, aga mitte kõik. Aga miks te üldse siis sõidate maanteel? Metsas on ju palju rohkem ruumi. Metsas on karud ja muud ohtlikud loomad. Okei. Selle auto alla jäämisega seoses sellest oli ka uudised meediaväljaannetes. Olid vist, jah? Ja tõepoolest, ma loen sulle ette 2 kommentaari. Ma loe. Peeter ütleb järgmist. Kileviinerid võiksid ka natukese mõelda, enne kui autode vahele pedaalima lähevad. Seda enam, et kõrval on kergliiklustee. Kuidas kommenteerid? Seda kommentaari ma kusjuures nägin isegi. Mis sa arvad sellest? Kõrval ei olnud kergliiklusteed. Aga miks Peeter arvab, et oli siis? Ma ei tea, ma arvan, Peeter on natuke rumal inimene lihtsalt. Aga mida ta mõtleb sellega, kui ta ütleb kileviinerid? Millele see vihjab? Ma ei kujuta ette. Kile mul seljas ei olnud, mul oli tavaline termotagi. Kas see võib olla see, et need bikeri püksid meenutavad kile ja siis nagu viinerid on jalad, mis tulevad välja? Täiesti võimalik, ma ei oska kommenteerida. Sul on muidu mingid lemmikpüksid, millega trenni teha või võistlustele minna või? Ei ole lemmikut. Sõidan lihtsalt klubi riietega, hetkel olen nendega rahul. Hea firma. Aga kui tüdrukud kannavad selliseid pükse vabal ajal, mis sellest arvad? Midagi. Las nad kannavad. Meeldib? Ei meeldi? Ükskõik. Oled näinud? Olen küll näinud, jah. Ükskõik? Jah. Okei. Mart kommenteerib. Milline debiilik ronib praegu rattaga sõitma ja veel avalikule suurele maanteele? Neil spordipedadel pole ikka mõistust antud. Oleks ise autojuht, mina neid ka ei hoiaks. Ratta õue tassiminegi võtaks korralikult võhmale. Sõitku parem bussiga. Mis sa sellest kommentaarist arvad? Tahaksid midagi Mardile öelda? Ma tea, miks Mart võiks autojuhi load ära teha kõigepealt. Arvad, et tal ei ole neid? Ta ütles, kui ta oleks autojuht. Kas oled sa tajunud, et keegi on sihilikult agressiivne auto roolis maanteel treenides? Olen ikka, jah. Mis sa nendele inimestele öelda tahaksid?
ärgu tehku, milleks. aga mis sa muidu arvad, palju Mart kaalub üldse, et ta ütleb niimoodi, et ratta õue tassiminegi võtaks korralikult võhmale? Pakund on sihuke 1,70 m pikk, 100 kilo. Õllekaga, Jah, tugitooli sportlane. kindlasti jah. Nii et sa ei tahaks Mardile mitte midagi öelda, kui sa teda näeksid? Ei, mul ei ole talle midagi öelda, ma arvan. Et sind jätab üldiselt tuimaks, kui keegi selliseid asju ütleb jalgrattasportlaste kohta? Pigem küll, jah. Aga mis sa nagu ütleksid üldse, mis su sõnum on Eesti rahvale või autojuhtidele, et kes nagu jalgratturitelt, kes siis maanteel treenivad? Et mis sa neile öelda tahaksid lepituseks? Autojuhtidele või? Jah. Kas teid on valesti mõistetud? Et te lihtsalt ei saa mujal treenida ja te peate maanteel olema? No kui võistlused on maanteel, siis väga muud valikut ei ole. Tuleb maanteel treenida. Igal pool ju rattateid ei ole. Ikka rattatee on, siis ma olen rattateele. Võib-olla oleks vaja nagu ehitada eraldi maantee, kus teie saate ainult trenni teha. No selline oleks superlahendus, jah. Kas kuskil maailmas on nii? Mingisugused piiratud alaga ringid on, ma arvan, aga Eestis küll mitte. Mis su lemmikmaantee on Eestis muidu? Kus sõita? Pole lemmikut, käin igal pool. No mõni ikka meeldib teistest rohkem. Ma ei meeldi. Kõik meeldivad sama palju. Sa oled suht neutraalne mees, sul ei ole nagu eelistusi. Ei. Sadula ikka valid ise välja või? Tiimi sadulaga sõidan. Mingid mudelivalikud seal on ja valisin endale sobilikuma. Kas ei ole nii, et igale tagumikule sobib erinev sadul? Ikka on jah, aga üldiselt tootja toodab nagu väga palju erineva kujuga sadulaid, siis leiab iga tootja seast endale õige. Aga kas, mida öelda neile inimestele, kes tahavad jalgrattasporti proovida, aga kardavad, et see istumine hõõrub nende tagumiku lamedaks? Sellega tuleb lihtsalt arvestada, selles mõttes, ega see diivanile istus on sadul siiski. Et see on siis tõsi, see hõõrub tagumiku ära? Ei, ta päris ei hõõru. Kui midagi hõõrub konkreetselt, siis on kas püksid või sadul vale, aga ta lõpuks kangeks jääb ikka. Kas tagumikule võib vilga tekkida? Mul pole kunagi tekkinud. Tead sa kedagi, kellel on? Ei tea. On sul kuhugi üldse vill tekkinud jalgrattasõidust? Kätel on. Pidurdamisest? Ei, peale rubeed. Käiguvahetust? Ei, munakiviteedel põrutas lihtsalt nii palju ja längs hõõrus. Kas siis ei oleks lihtsam vahepeal käed lahti sõita? Asfaldilõikudel on see võimalik, aga ma arvan, see ei muudaks midagi. Munakivide lõikudel tuleb ikka kinni hoida ju länksust. Kas sul on muidu kahju ka, et sa enam lapsi ei saa? Ma saan ikka lapsi, ma arvan, kui ma tahan. No, et see istumine ja kõik. Mis sa arvad sellest? Ma arvan, see just tugevdab kõike. See annab eelise. Aga sul ei ole lapsi? Veel mitte. Sa ei tea ju siis? Tean ikka. Okei. Kas sa hakkasid oma jalakarvu ajama, sest see on jalgrattaspordi osa? Või sa hakkasid jalgrattaspordiga tegelema, et sa saaksid oma jalakarvu ajada? Ei, ikka sellepärast, et kõik teised ratturid ajavad ja see on imelik, kui see aja. Aga miks seda aetakse üldse? Kas see annab tempole juurde midagi? Kindlasti. Ma olen kuulnud, et siuke 5 vatti säästad. Mis see tähendab? 5 vatti säästad? Kui sa pead seletama mulle? See on nagu see võimsus, mis sa pedaalidesse surud. Oletame sa... Kiirus? Ei, oletame, et sa Elektrivatt? Tahad sõita 40 kilomeetrit tunnis, siis pead väntama 300 vatiga. Aga kui sa ajad enda jalakarvad ära, siis pead 5 vatti vähem väntama. Kas see on seda väärt? On ikka. 5 vatti on suur vahe. Kas sulle meeldib olla ilma jalakarvadeta? Hea siidine tunne? Jaa, jumala hea on. Tihti sa ajad? Enamasti enne võistlusi, enne igat sõitu. Trennideks ei tee puhtaks platsi? Ikka, võistlused on nii tihedalt, et paratamatult siuke kord nädalas ajan nii minna. Aga kas see puudutab ainult jalakarvu või peaksid käed ka siledad olema ja nägu? Ma ei tea, mul kätel väga palju karvu õnneks ei ole, see ei mõjuta väga. Aga nägu? Näoga on sama teema. Kaenlaaluse karvad võivad olla? No need jäävad särgi alla. On sul mingi lemmikraseerija ka või? Ei ole. Võtad selle, mis poest esimene on? Jah. Vaatanud oled? Tahaks proovida.
Võistlused on pikad. Kuidas sa lahendad olukorra, kui tekib mõni ihuhäda? kui on kiirem sõit, siis tuleb sõidu ajal, valid mingi laskumise ja Mis on kõige pikantsem juhtum, mida sa oled kas pealt näinud sellega seoses või ma mida olen sa oled ise kogenud? Ütleme nii, et ma hakkasin sõidu pealt oma häda tegema ja siis ees olev rattur niitis mu jooksu maha ja ma panin pikali. Mis see niitis jooksu maha? Pani sulle kaikaid kodarasse? Oma tagarattaga sõitis mulle esirattasse sisse. See tähendab seda, et sina sõitsid liiga kiiresti ja tema tuli Ei, vastu? ma sõitsin enda koha peal. Ta oli mu parema külje peal ja ta tegi niimoodi, keeras vasakule järsult. Kas ta tegi seda meelega? Ma ei usu, ma arvan, ta ei näinud mind lihtsalt. Kas sa oled näinud räpast võistlust, et keegi teeb teisele meelega seda, mis sa kirjeldasid? Eks ma arvan, närvitsetakse põhimõtteliselt igal sõidul. Sellised olukordi juhtub, aga kuidas sa selle olukorra lahendasid? Kas sa said oma toimingud lõpuni viia või kukkusid pikali? Ei, ma kukkusin pikali. Ja sul oli mingi asi käes ja pissit lendas? Ei lennanud, ma ei olnud veel jõudnud laskma hakata. See on hea. Ja. See on positiivne lahend. Aga sa number 2 on midagi sellega? Oled näinud, keegi teeb midagi, ise on juhtunud või ei teki üldse hädagi? Pinged on nii suured? Üldiselt ei tule, aga mingi mäletan, mis aasta 2019 Giro, ma võin aastaga eksida, kui see Tom Dumoulin jäi tee äärde seisma, läks kraavi number 2 tegema. Aga mis sa teeksid, kui sul tekiks häda ja sa teaksid, et kui sa nüüd teed pausi, siis sa kaotad oma esikoha? Kas sa pigem nagu laseksid ennast täis, sõidaksid edasi esikoha peale või teeksid pausi ja loobuksid oma esikohast? Ei, kui ikka esikoha peale, siis ma laseksin täis ennast. Oled sa näinud võistlejaid, kes on ennast täis lasknud? Oma silmaga mitte. Loodame, et ei pea ka nägema. Ma loodan, jah. Miks üldse rahvas peaks Tour of Estoniat raja äärde vaatama tulema? Mis sa tahaksid öelda publikule, kes mõtlevad, mida sel nädalavahetusel teha, kui Tour of Estonia toimub? See on Eestis ainuke esimese kategooria võidusõit. Mõnes teises riigis on neid iga nädal, aga see on nagu ainulaadne võimalus siin kõrgetasemelist sõitu näha. Kui sa ise peaksid valima publikuna, kuhu minna vaatama, siis mis positsiooni sa valiksid, kuhu sa seisma läheksid? Mis etapis sa räägid? Tour of Estoniast. Ja, aga see koosneb paljudest etappidest. Ütle sina mulle. No Tartu GP-d kindlasti Lossi tänava tõusu peale. Kas seal on hea vaadata, kuidas jalgratturid pingutavad Munakivi teel? Jah. Tõusta ülesse? Jah, täpselt. Kas seal võivad neil villid tekkida, kui nad põrutavad käsi? Ma ei usu, need sõidud on, need Munakivi lõigud siin Tartus on liiga lühikesed. Korvpallis öeldakse tüübi kohta, kes ei oska väga hästi mängida. Kaer, aga ta ise arvab, et ta oskab mängida. Kas jalgrattaspordis on ka teil mingi väljend tüüpide kohta, kes arvavad, et nad on tegijad? On need taarammäed või kirsipuud, aga tegelikult tal ei tule üldse välja, aga ta ei saa ise aru sellest. Ketsid. Mis see tähendab? Miks kets? Ma ise olen mõelnud selle peale, et tavaliselt need ratturid, kes või ütleme täis harrastajad, kes pole kunagi võistelnud, need tihti ei taha endale rattakingi ega pedaali osta, siis nad sõidavad tavaliselt ossuga. Aha, et see on nagu kokkuhoiu küsimus, säästupoliitika. No ütleme, kui rattur sõidab tossuga, siis on kindlasti rattur, kes ei oska rattaga sõita. Aga miks nii öelda, äkki tal pole lihtsalt raha, et osta endale, aga ta tegelikult on osav? Kui tal oli raha ratas osta, siis mis on kõige kallim, kas rattas või ketsid? Ratas ikka kindlasti. Kas kummid või pedaalid? Pedaalid. Aitäh!